tulnud meie armsasse Eelimi kirikusse. Mina nimetan teda ikka kirikuks. Ma ei tea, räägitakse palvelatest ja kõik on õige ja aga kuidagi siia majja tulles ja olles ise ka selle torni peale panemise juures olnud, mis kunagi maha võeti, igal kirikul on ikka torn ja rist. Tänu Jumalale, et me oleme pühakojas. On tas kirik, on ta palvemaja või midagi muud. Põhiline, kus Jumala sõna kuulutatakse. Ja mul on selle võrra täna lihtsam, kui nii võib öelda, lihtsam või kergem või kuidagi ma tunnen, et see algas juba tõesti pihta, nagu Marianna kordas siin selle Peetri tähelepanekutega, aga ega siin ei olegi midagi imestada. Kui sa oled Jumala inimene ja liigud siin maailmas ringis, sa näed, mis on ja mida ei ole. Kellel on Jumala vaim, seda Jumal juhib. Kui sa liigud, siis sa näed, kus midagi toimub, kus head, kus halba. Püha vaim näitab, kus tehakse mingit pattu kuskil, ka seda näitab. Sinna sind eriti ei taheta järgmine kord. Näed, ohtlik. Aga see sõna, mida mina teile jagan täna, läheb kõik kokku sellega, mida me oleme kuulnud. Tähendab, Jumalal asjad on väga tõsised ja Jumal hoiatab meid. Ja see on meie osa, mida me teeme. Ja selle jutluse aluseks ma kuulsin kuskil nädalapäevad tagasi Pereraadiost õhtu pastor Osvald Tärgi jutlust. Ja seal oli ka üks võtmesalmidest, oli 2. Luuka evangeeliumist, 9. peatüki lõpust oli üks salm. Ja see, nii nagu ma seda kuulsin selle jutluse sees, see tuli minu sisse kohe, kuna sellega on midagi seotud ja midagi erilist on veel, mida ma varsti teile ütlen. Et Jumal tahab rääkida meie kõikide vastu. Ja see salm on Luuka 9. peatüki 62. salm. Aga Jeesus ütles temale, ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Ma kirjutasin siia omale juurde, need on Jeesuse sõnad, Jumala otsus ja punkt, kõik. Jeesuse sõnad, Jumala otsus ja punkt. Ei ole midagi rääkida. Vaatad tagasi, oled käed pannud adra külge, kõik. Ja vaat see hakkas minu sees nagu tööle, ma jäin mõtlema selle peale ja mul on, kuidas, ma ei tea, kas nüüd Jumal on nii korraldanud, aga praegu istub Allan Kroll, mis oli üle 20 aasta tagasi tugevalt, võib-olla sa tead täpsemini seda aega, Tomato piiblikoolis, seal Purjespordikeskuse hotellis oli see piiblikool ühes ruumis, kui oli selline Jumala naine, väga tugeva profeti Anniga, Mary Francis Varullo vist, kui ma ütlen õieti. Ja tema profeteeris, muide, mul on olnud see võimalus 2 korda on tema poolt, Jumala poolt, tema kaudu tulnud sõna mulle. Ja see esimene üldse, ma ütleks, ka meie olime veel vähest aega nagu, ma isegi ei tea, kas ma töötasin siis juba vanglas või mitte kaplanina, aga seal piiblikoolis ma olin ja ta liikus siis seal rahva hulgas ringi ja tuli minu juurde, näitas mulle näpuga minu peale
ja ütles selle samase lause. Ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. See on 10 ja 10 aastat tagasi mulle öeldud üks esimene lause Sakala keskuses. Ma mäletan, olime suur saal, seal oli üle 1000 inimest, oli täis, absoluutselt täis oli. Ta käis seal ringi ja me istusime veel Allan Lauriga kõrvuti esimest reas ja ta tuli minu juurde ja jälle midagi ütles. Seal oli teine sõna, aga need sõnad on Jumala poolt edasi antud, selle inimese poolt. Ja mind on see asi mõtlema pannud. Kas siis tõesti on punkt ja kõik, on lõpp. Ja kui ma jäin mõtlema selle peale, siis tekib siin esimene küsimus, ma usun mitte ainult meil kõigil, kas ma olen vaadanud siis tagasi? Kas sa oled vaadanud tagasi? Ja. See tagasi vaatamine, see on eraldi, sellest võiks rääkida terve mitu jutlust, mis hõlmab seda tagasi vaatamist. Tegemist on ikkagi patuga, tegemist on sellise asjaga, mis Jumalale ei meeldi. Ma kõike ei jõua siin, aga mõnda asja ma lahkan ja toon ka näited. Aga kui ma mõtlesin enda peale, ma alustasin endast kõigepealt. Kas mina olen tagasi vaadanud? Olen vaadanud tagasi. Olen vaadanud tagasi. Ja siis mõte läks edasi. Kui Jumal oleks mind hüljanud, ei oleks ma täna teie ees siin paigas. See on kindel. Kui see tagasi vaatamine oleks maksnud mulle minu usuelu, siis mind täna siin ei oleks olnud. Piibel ütleb, on pattu, mis ei ole surmaks, selle eest paluge, aga on ka pattu, mis on surmaks. Isegi ei ole vaja paluda, inimene teeb ja tõesti on lõpp. Tähendab, lootust on, aga nüüd tekib siin kohe üks moment, mis ma toon välja, kas me jääme selle lootuse peale elama. Laseme käia, palume andeks, teeme uuesti, palume andeks, Jumal on hea, ta on armastus ja nii edasi ja nii edasi. Vaat need mõtted on kõik, mis hakkasid mul ja ma siin ühte teist kirjutasin üles ja mõnda asja ma jagan teiega. Aga vaatame siis ükshaaval läbi need mehed, see Luuka 9. peatükist siin, see oli peale seda, kui Jeesus läks oma jüngritega teise paika, kuhu neid ei võetud vastu seal. Taheti tule alla lasta tulla seal jüngrite poolt. Jeesus terjus sellise asja kohe, see näitab juba tema iseloomu. Ja lähme teise paika ja nad läksid nii edasi, eks ole. Ja vaat siin ongi keegi selle tee peal, kui nad läksid edasi seal, issand, ma tahan sind järgida, kuhu sa iganes lähed. Keegi mees esitas selle lause. Selle peale Jeesus ütleb talle, rebastel on augud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole aset, kuhu ta oma pea paneks. See oli üks nüüd. Kellelgi teisele ta ütles, järgi mind. Seal juba Jeesus ise tegi ettepaneku. Kuid see ütles, issand, luba mind enne minna oma isa maha matta. Väga tõsine põhjus. Austa oma isa ja ema. Piibel ütleb meile. Aga Jeesus vastas talle, ütles, lase surnuid oma surnud matta, sina aga mine ja kuuluta Jumala riiki. Källe. Pandud paika asi, eks ole. Ja veel üks teine ütles, issand, ma tahan sind järgida, aga luba mind enne jätta Jumalaga oma kodakondsed. Ja vaat siis Jeesus ütleb selle, aga Jeesus ütles temale, ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Tähendab, kui me võtame need 3 näidet, toome siin, siis me võime seda nagu lühidalt kokku võtta, seal ei olnud ju midagi, keegi ei tahtnud halba teha.
Keegi ei ütlenud seal, et ma lähen kuhugi lõbustusasutuste või joomapoodi või lõbumajja, eks ole. Ei olnud sellist juttu, et Jeesus oleks öelnud. Aga mida see meile ütleb? Asi on konkreetne. Lase surnuid oma surnud matta. Ja rebastel on augud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole aset, kuhu ta oma pea paneb. Mis sellega öeldud, kas Jeesus siis tõesti magas ainult kivi peal või ei, tal oli ka aset ja kõik, aga sellega on antud, et mingid mugavusi on oodata seal. Et seal ei olnud paika kuskile hotellis ööbimiseks, seal oli tõsine töö käis. Ta tegi seda ise ja seda ka oma jüngritelt ta ootas ja need, kes sellega kaasa läksid, olid temaga ühes. Nii et ükshaaval, kui me vaatame läbi, oli Jeesuse otsus oli kindel. Ja üks nagu ilmekamaid näiteid, kui me piiblist võtame, kas nüüd Jeesus ei armastanud neid kõiki. Läheme selle juurde, et on lubatud, me teeme pattu, palume andeks, saame andeks, teeme jälle pattu, jälle lubame. Kas siis Jumal ikka armastab meid? Ja üks ilmekamaid näiteid võiks tuua, kuigi neid on veel, võtame selle Loti naise. Esimese, see on 3. Moosese raamatus ja 19. peatükis. Ma loen siit ühe osa ainult. Kui need Jumala saadikud tulid Soodomat ja Gomorrat hävitama ja Lott toodi sealt välja ja hoiatati ette kõike, siis ma loen siin ainult teatud kohad, siis need inglid, kes olid, aga nad inimese kujul seal olid, tõuskem ja mingem siit paigast ära, sest Jehova hävitab selle linna. Aga oma väimeeste silmis ta heitis nalja. Vaat kellelegi praegu ka kõik heidetakse nalja. Me teeme nalja, siin üks kari on kokku tulnud ja teevad seal nalja. Asjad on naljast väga kaugel praegu. Aga oma väimeeste silmis ta heitis nalja ja väimestega me teame, mis seal juhtus. Ja kui hakkas koitma, kiirustasid inglid ja 2 tütart, kes siin on, et sai hukkuks linna süü pärast. Kui ta veel kõheles, siis haarasid mehed kinni ta käest ja ta naise käest ja ta mõlemate tütarde käest, sest Jehova tahtis seda säästa ja nad viisid ta ära ja jätsid väljapoole linna. Kuule, kui ingel võtab käest kinni juba ja viib su välja, tähendab, jutust on vähe. Asjad ikka meeldivad nii palju, et Jumal on juba nii palju, et ta võtab käest, võttis kinni ja tule järgi, tule. See hukatus tuleb siia peale. Kas see ei näita meile Jumala armastust? Kui palju mina võin oma elus tuua näiteid võiks, kus ma tean, kuidas Jumal on mind, kas on käe ette pannud teatud asjadele, ei ole juhtunud neid asja või on ta kinni võtnud mul, ma ei tea, kas käest või kraest või tutist või juustest, juukseid on vähe juba, aga ta on välja tõmmanud mind sealt august, kus ma olin. Jumal on teinud seda ja see Loti näide on selge. Aga ikkagi 26. salm siin, aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. Vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. See on näide, mis juhtus inimesega, kes vaatas tagasi. Ta lakkas olemast, vaatamata sellele, et teda taheti päästa. See ütleb meile, et Jumal tahab meid päästa. Jumal veel ulatab oma käe ja ta annab võimalusi ja näitab sulle ette, see ei ole õige, tee teisiti, tule järgi,
ja igatpidi tõmbab. Sinu valik on, kas sa teed seda või teist. Loti naine tegi oma valiku. Midagi siin on jutlusi, ma olen kuulnud erinevaid, kuidas räägitakse, et ta ikka tahtis näha, mis selle linnaga juhtub ja kas ikka tuleb, võib-olla see on lihtsalt oli hirmutamine, et ei tulegi midagi seal hullu ja kõik. Me ei tea, mis tema mõtetes toimus, aga seda me teame, et ta tegi Jumala tahtele vastu. Ja isegi see on äärmus, miks ma just selle näite tõin, et seal käest võeti kinni ka nendel kõigil, et aidata välja. Kas Jumal saab veel rohkem teha? Kas Jumal saab veel rohkem teha? Me ei saa, eks ole. Aga inimene tegi ikka oma valiku. Ikka, üks käsi oli võib-olla selle käes, aga pea vaatas tagasi ja oligi valmis kõik. See oli tema otsus. Tähendab, see näitab meile seda, et Jumalal on oma kindlad piirid, millega armuaeg lõpeb. Oma kindlad piirid on Jumalal. Siis on lõpp. Ei meeldi see asi. Ja ma ütleks, siin lähen ka selle juurde, mis juba täna oleme kuulnud siin, et karuteene teenevad sellega teevad kogudused ja teatud usuorganisatsioonid. Ma räägin usklikest, kes soodustavad niisuguseid asju, kellele Jeesus on semu, kerge semu niisuke ja kes annab kõik andeks, ta on niisugune armastus. Ma olen sattunud niisuguste asjude vahele, nii-öelda. Ma tean, mis see tähendab. Ma tean, mis tähendab, kui sa vanglas kuulutad sadadele meestele Jumala armust ja ka sellest, mida piibel räägib hukatusest, ja siis tuleb teine kaplan, kes ütleb, et see jutt on jama, põrgu on ainult kuradi jaoks ja tema inglite jaoks. Jumal on armastus ja Jumal kedagi ei piina ega ei hukuta põrgus. Ja siis tullakse sinu juurde, öeldakse, mida sa hirmutad meid. Ei ole ju seda. Vaadake, kui tore on siis tööd teha kristlikus teatud organisatsioonis, kui sina teed ühte ja teine teeb hoopis teist asja, tuleb ütlema. Ja kolmas hulk on inimesi, kes kannatab selle läbi. Ja ma ei tea, kui palju seal mehi hukka läks selle tõttu. Paljudele see meeldiski, eks ole. Ta ütles, ma ei tahagi mingit paradiisega asja, ma elan siin maa peal ära ja naudin nii palju, kui saan seda ja ongi täitsa niisugused jutud olid, eks ole. See väga hea raamat on Mürgine armastus. Et see on see mürgine armastus, et kõik on lubatud. Kõik on lubatud. Võime lubada omale teatud asju ja Jumal arvestab sellega ja jah, ta on armastus. Võin jälle öelda, ma ei seisaks teie eest täna siin. 100% öelda. Ka Marianna mitte. Kui Jumal ei oleks armastus. Aga on piirid. On piirid. Ja vaat neid piire, nagu ma ei räägi maailmast, kõrts on kõrts ja pidu on pidu ja joomine on joomine, hooramine on hooramine, see on kõik paika pandud, seal ei ole midagi mõeldagi rohkem. Aga vaata seal, kus inimene läheb igatsusega Jumala kotta ja kui ta seal ei kuule täielikult tõde, see on väga raske asi. Ja ma usun, et see on mitte raske, et inimesed selle tõttu sõna otseses mõttes hukkuvad, vaid ka need, kes räägivad neid asju, peavad aru andma kunagi sellest. Siin ei ole midagi varjata või hellitada. Ma tean kogudus siin samas Eestimaal, kus üks pastor ajab oma rida hoopis. Kogudus on nagu pooleks kistud, ei tea, kelle järgi minna. Tema ajab seal oma õpetust, mis ei lähe sugugi piibli asjadega kokku. See on õige. Inimesed on kahe vahel ja suured
ülemused on ka olemas, need vaatavad pealt ja asi toimub. Asi toimub ja pikka aega juba toimub. Meie oma kallil kodumaal siin, kus räägitakse asju, mis ei lähe piiblitõdedega kokku. Kus on sõna otseses mõttes nagu see on Jumala pilkamine. Aga on neid seal, kellele see meeldib ja kes on selle vastu võtnud. Niisugused asjad toimuvad. Ja kui niisugused asjad toimuvad, see on, mis kõige rohkem hukutab ja vähendab neid inimesi. Eile ma lugesin õhtu, veel tuli mulle hüüdja hääl. Ja seal oli viimane lugu ühelt autorilt ja selle pealkiri oli, mis siis, kui ärkamist ei toimu. Kõik me ootame ärkamist, kui ei toimu. Ei toimu. Terve artikkel oli seal kirjutatud. Mis siis hakkab inimestega juhtuma, kuidas pikka mööda see äravajumine on ja kõik. Väga tõsine artikkel, kel võimalus, võtke see viimane hüüdja hääl ja lugege läbi, see ei ole väga pikk. Mõtlesin isegi korra, et selle ette lugeda siin. Aga meie lootus siiski, nii kaua kui me elame siin ja oleme, me ei saa minna ega lasta ennast nagu lõdvaks sellega, et võib-olla tõesti ka ärkamist me ei näe siin. Mina, kui ma oma vanuse peale mõtlen, siis eriti need aastad nagu annavad tunda, et no mida sa veel enam seal, aga kõik on Jumala käes muidugi. Ja teine asi on see, et see ei vähenda meil seda, et meie vahekord Jumalaga muutuks milleski. Ja üldiselt enne, kui ma veel lähen ühe lõigu juurde Pauluse kirjas Filipplastele, ma tahan veel Matteuse 24. peatükist Matteuse 24. peatükist teile lugeda mõned asjad. Jeesuse just nimelt. Siin on pikalt, võite ise selle läbi lugeda, terve see 24. peatükk. Me räägime Jeesusest kui armastajast, meie suur armastus ja kõik andestab ja armastab ja kõik on. Aga ma ei tea, kui palju keegi on või kas olete üldse tõsiselt nagu lugenud seda 23. peatükk juba, siin on palju, kus Jeesus hurjutab kirjatundjad ja varisere. Ma ütlen kohe selle peale, kas siis kirjatundjad ja varisere praegu ei ole või? Küll ja küll. Küll ja küll. Samamoodi uhketes riietes ja talaarides ja kübarates ei tea kuidas. Käiakse ja räägitakse ja tehakse ja mis elu elatakse. Ma töötasin kunagi Kännu Kukkes enne, kui minust Jumala laps sai. Siis ma mäletan, et üks päev läksin tööle ja üks šveitseritest tuli, ütles, no poisid, sellist asja pole veel juhtunud, mida mina täna üle elasin. Et täna sai suur pidu peetud Toompeal selles katedraalis, seal keldri korrusel. Kõik naised olid mängus seal ja viinad ja kõik koos nendega. Mees tuli ja rääkis. Tõesti sündinud asjad. Kuuled neid asju. Ja mõtled, ka praegult on asju, mida varjatakse, aga Jumala ees me ei saa neid varjata. Varem või hiljem tulevad asjad välja. Ja Jumal ei lepi teatud asjadega. Aga
nagu ma ütlesin juba, Jumalal on oma kindlad piirid. Jah, see armastus on tõesti väga tugev inimese vastu. Aga on piirid, kus Jumal nagu võtab oma käe eest ära. Ka neid juhuseid tean, olen näinud, ise tunnistajaks olnud, mis on juhtunud inimestega. Ja just selle 23. peatükis, nüüd kui võtta siin Jeesuse mõningad laused, ma loen. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te käite läbi mered ja maad, et saavutada ühtegi, kes heidab teie usku, ja kui ta on heitnud, siis te teete temast põrgu lapse, 2 korda hullema, kui te ise olete. Häda teile, te sõgedad teejuhid, kes ütlete, kes iganes vannub templi juures, sellel ei ole sest midagi, aga kes vannub templi kulla juures, sellel on kohustus. Te jõledad ja sõgedad, sest kumb on suurem, kuld või tempel, mis kulda pühitseb. Ma jätan vahele siit, siin on terve see läheb edasi selles vaimus. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te karika ja vaagna teete puhtaks väljaspoolt, aga seespoolt on need täis röövi ja aplust. Sa sõge variser, tee esmalt karikast puhtaks seespoolt, et see väljaspoolt saaks puhtaks. Häda teile kirjatundjad ja variserid, et te silmakirjatsejad, te olete lubjatud haudade sarnased, väljaspoolt nägused, aga seespoolt täis surnute luid ja kõiki räpasust. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kallikesed, need on Jeesuse sõnad. Kui ma loen neid asju, ma vaatan, et ei teinud nalja. See mees ei teinud nalja. Ja ta ei kartnud tõtt öelda. Meie võib-olla kardame siin tõtt öelda välja. Ja selle tõttu võib tulla ka need ajad, kus lüüakse risti ja puuakse üles või lastakse maha ja kõik võib tulla või pannakse vangi ja kõik. Aga kas ma pean siis vaikima? Kui inimesed hukkuvad ja ei tohi rääkida sellest, lase käia, tee edasi. Aga mida meie, ma jätan need Jeesuse sõnad, siin võiks veel palju neid lugeda. Üks koht veel, see on 37. peatükis, 24. peatükis ja 4. salm. Aga Jeesus kostis ning ütles neile, katsuge, et keegi teid ei eksita. Ta ütles peale seda, kui küsiti ta käest, Õlimäel seal istus jüngrid tema juurde ja küsisid, millal see kõik sünnib ja mis on sinu tulemise maailma ajastu lõpetuse tunnus. Vaat see oli väga hea, et ma praegu sellel ka peatusin. Esimene asi, mida Jeesus ütleb, vaadake, et keegi teid ei eksita. Number 1 asi, eksitamine. Kõigepealt eksitamine ja siis tulevad tagantjärgi kõik need asjad. Aga vaadake, et keegi teid ei eksita. Ja nüüd läheme selle juurde, kuidas me saame siis olla, et meid keegi ei eksita. Sina ja ka mina oma võimetega, oma mõistusega, oma olemisega võin öelda, olen väga nigel ja vilets selleks, et mind ei saaks eksitada. Jah, õieti kuulsid. Aga koos Jeesusega, kui ma olen, ja tema on minus, vaat siis on juba kuradil raskem seda asja teha. Ja vaatame nüüd seda Philippi kirja. Ma hakkan siit lugema Philippi 3. peatükk ja hakkan lugema
7. salmist. Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühmeks, et kasuks saada Kristust. Et mind leitaks tema seest, ega ei oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, mis tuleb Jumala usu varal. Et ma tunnetaksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast, ei mitte, et ma selle juba kätte olen saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud olevat. Ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga ja sirutan sinnapoole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole, Kristuses Jeesuses. Vaadake, see asi paneb asja paika. Ma esitaks ühe küsimuse praegu meile kõigile. Milline on sinu seatud eesmärk? Milline on minu seatud eesmärk? Milline on sinu seatud eesmärk? Mõelda selle peale ja mõelda seda tõsiselt. Mitte kuidagi moodi, aga tõsiselt. Ma unustan ära, mis on taga. Ei vaata tagasi nagu Loti naine. Unustab ära, mis on taga. Ka minul on palju ära unustada tuud ja unustada, kui tahab meelde tuletada see, mis on taga. Ja. Teed pattu mõtte, sõna ja teoga. Mõttest hakkab pihta. Tuleb ilus mõte, mis oli taga ja sealt areneb edasi, kui sa lased seda. Aga ma unustan ära, mis on taga ja sirutan sinnapoole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Kallikene, siin on lahendus. Milline on sinu seatud eesmärk? Kas on sama pürgida selle taevase kutsumise poole? Unustada ära see, mis on taga. Teades, et Jumal on isegi käest sind kinni hoidmas, et ära tõmmata sealt, kus on vaja. Aga see ei kesta igavesti. Täna me oleme kuulnud, on märgid ja neist võiks veel palju rääkida, mis toimub, mis tehakse. Aga las igaüks annab ise aru oma tegude eest. Meie asi on hoiatada. Meie asi on hoiatada, kallid sõbrad. Ja Jumal teeb oma tööd. Ma olen näinud ka nii mõndagi korda, kuidas on juhtunud mõne inimesega, kes ei ole võtnud kuulda seda hoiatust. Vaatamata sellele, kes ta on. On ta tavaline kristlane või on ta pastor. Olen näinud, tean kõik. Jumalal on omad ajad ja omad piirid. Aga veel ühe koha loen. 1. Peetruse 2:15. Sest nõnda on Jumala tahtmine, et teie tees head, kuidas me saame seda head teha? Ainult siis, kui Kristus elab meis. Kui me oleme temaga ühendatud, kui see pürgimine selle seatud eesmärgi poole on meil number 1 tahe sinu elus. Kui ta ei ole number 1, sa sätid, paned asju esikohale ja see teeb oma tööd. Vaadake, kõik need langused ja asjad ja paadumused ei tule ühe korraga.
see hakkab pikkamööda tulema, pikkamööda ta läheb, pikkamööda tuleb. Sest nõnda on Jumala tahtmine, et teie tees head tõkestaksite mõistmatute inimeste rumalust. Jumalal on meile antud üks ülesanne. Tees head. Kas sa oled loodud üldse head tegema? Jällegi küsimus. Mõtleme selle. Mina usun, kui ei ole Jumalaga sidet ja tema reeglid sa ei järgi, siis rohkem kaldub selle teise asja poole. Aga Jumala lastena me teeme head ja sellega me tõkestame mõistmatute inimeste rumalust. Et need mõistmatud inimesed ei langeks kuradi söödaks ega ohvriks. Nii nagu Marianna rääkis siin, mis rattad või seal, kuidas? Jah, et raha paneb rattad käima ja need rattad veerevad põrgusse välja. Tähendab, selle heaga, mida me omame, kui meil on see eesmärk seatud, et Jeesus Kristus on meie issand ja hea tegija ja tema meid juhatab kõiges, me tõkestame mõistmatute inimeste rumalust. Teate, kui kurb on see, meil oli siin jutt ka eile ühe inimesega ja ta lausa ründas Jumalat, ta on ise haige ja küllaltki raske haige ja et Jumala poolt kõik, Jumal on loonud need haigused ja kõik. Ja lihtsalt sa mõtled, oled kahju, et inimene, ta ei mõista. Ta ei mõista Jumala tõdesid ja ta ründab. Marianna ütles talle, ära tee nii, kallis mees, ära räägi seda. Sa praegult ründad Jumalat, sinuga võib juhtuda midagi palju hullemat. Et me saaksime tõkestada mõistmatute inimeste rumalust, kui vabad ja mitte kui need, kelledele vabadus on kurjuse katteks, vaid kui Jumala sulased. Kui Jumala sulased ja kui vabad. Kui sa oled Jumala sulane, sa oled vaba temas. Ja sa oled vaba rääkima neid asju. See ei valmista mingit pingutust, midagi. Ma tean, see asi mind ei seo, see ei vaeva mind. Ma ei ole selle all. Ma tean, et kurat teeb kõik selleks, et mind rajalt ära kõrvaldada. Aga nii kaua, kui sina, mina, ükskõik kes Jumala lastest, samamoodi nagu Paulus ütles meile Filippi kirjas, see on võrratu asi, et mis on taga, unusta ära ja sirutu sinnapoole, mis on ees. Sa võib-olla mõtled, et kas ma saan siis kõike ära unustada, mis on taga on ju häid asju ka olnud, kuidas ma usklikuks sain ja lapsena olin seal vanemate juures ja kes hoolitsesid ja olid tõsised Jumala inimesed ja jah, isegi ma tean teatriplatsil, kus on ka minu tuttavad maetud seal, on kiri, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Et tähendab, misuke isegi kiri on, et mis on taga, minevikku, pead mäletama. Ka selle peale mõtlesin ja mõtlen, et oleneb kõik sinust endast ja mida ma mäletan sealt minevikus. Ma võin mäletada häid asju, jah. Kuidas mu eest palvetati, kui ma 5-aastane väike poiss olin surmahaiguses, lootust ei antud. Ema oli keskhaiglas, medõena töötas, paremad arstid, midagi ei ole, 2 kuud, kõik. Kuidas pastor Hugo Oengu metodisti kirikus
palvetas mu eest, see oli seal merepuiestel. Ma mäletan. Hea asi, mineviku asi. Ja Jumal tegi mind terveks. Ja ime juhtus. Ja selle Jumala mehe käed, kes oli tervendusanniga meest, need olid minu peal. Ma ei kahtlegi, et ma sain ühe Jumala õnnistuse sealt. Nii et meil on mida mäletada. Aga ära mäleta seda, mis röövib sinu usu, mis tõmbab sind alla. Tee vahet sellest. Täna on niisugune, ma ei oska öelda, kui ma tahaks nagu öelda range või niisugune, mitte midagi ranget, unustage ära, see on mul väga hea Jumala sulane Harri Eller, kui ma taga ka rääkisin ja kurtsin, ta elas Hiiumaal, Kanadast tuli, nüüd on ta paremas Kanadas, Taeva Kanadas elab ja seal naudib seda Jumala osadust. Ja tema 2 asja, mis mulle jäi meelde alati, kui ma ka mõnda asja kurtsin, ta soolius arvestada seda, et kotkad lendavad alati üksinda. Kanad siblivad koos kuskil pundis seal maa peal kõik, aga kotkad lendavad üksinda. Ja teine niisuke lemmiklaus oli tal, kui midagi rääkida. Unusta ära. Unusta ära. Nii et see ongi meil, unusta ära see, mida ei ole vaja. Ära kuluta selleks aega, et ega oma mõtet. Ära anna maad, lihtsalt ära anna maad. Ja see, mis on täna räägitud, siin on räägitud selleks, et kallikesed kõigile oleks elu ja seda ülirohkesti. Ja kui me selle järgi elame kõik, ükskõik ole sa noor või vana või mees või naine, sa elad. Nii nagu ma alustasin sellega ja nii ta täpselt on, eks ole. Kes vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Need on Jeesuse sõnad ja jumalik otsus selle kohta. Ärme vaatame tagasi. Nende asjade peale, mis ei tasu seda tagasi vaatamist. Meie kõikide elus on neid asju. Kõikide elus on neid asju. Kui sa arvad või ütled, et minu elus ei ole seda olnud, siis ma ei usu seda lihtsalt. Aga lahendus on antud. Ja Jumala poolt on see antud meile, et me võiksime õnnelikult elada siin. Rahus elada, vaatamata olukordadele, vaatamata sellele, mis toimub seal või mis tehakse või kus see ei puutu sinusse. Meie osa on ainult palvetada ja et Jumal ole armuline neile. Nad ei tea, mida nad teevad. Jäta meelde see Jeesuse palve Golgata ristil, mis oli. See on mulle tihti tuleb meelde sellises olekus, inimene ta ütleb, isa, anna neile andeks. Nad ei tea, mida nad teevad. Kui sa näed neid inimesi, kes praegu siin teevad tegusid ja ära kiru, ära seda, inimene ei tea, mida ta teeb. Kui me elasime teist elu Mariannaga, siis me arvasime, nii ongi õige ja hea. Tegime ja uskusime ise ka seda. Raha oli ja kõik oligi korras ja muud asjad ka. Aga see ei olnud hea. See ei viinud välja kuhugi. See viis välja hukatusse. Nii et ei tahtnud elada, ei üks ega teine. See oleks selle elu lõppunud, aga vaata, seal on seesama Loti lugu tuleb, nagu lõpetan sellega, et ta võttis lihtsalt käest kinni ja tõmbas välja seda. Ja ära vaata tagasi. Ära vaata tagasi. Ja oleme meie need, kes ei vaata tagasi. Ükskõik mis olukorrad võivad olla väga meeldivad. Väga meeldivad. Mul hakkas ka hiljuti üks asi, hakkas väga meeldima. Ma mõtlesin, mul oleks võimalus see asi saada ja kõik. See on üks liikumisvahend ja
väga võimas firma ja nii edasi ja nii edasi ja teate, hakkad mõtlema ja hakkab meeldima. Hakkab meeldima ikka niisugune mark ja niisugune asi. Siis mõtled, kuhu ma lähen selle, mis ma teen selle. Teate, ja siis mõtled, tänu Jumalale, et kui Jumala vaim saab võidu sinu sees, et see rumalus, sõna otseses mõttes, nagu me lugesime, see rumalus ei jää võitjaks, et sa ei tee sellist asja. Ja siis pärast ise mõtled, kuidas ma sain. Saab, kahte moodi saab. Aga meie saame oma pilgu tõsta Jumala peale, nagu me lugesime. Ja teeme seda ühiselt ja oleme rõõmsad, et me oleme, ja ära unusta see, milline on sinu seatud eesmärk. Jäta see omale väga nagu sisse kohe, et milline on sinu poolt seatud eesmärk, mida sa ootad, mida sa tahad, mis on kõige tähtsam, mis on kõige olulisem sinu elus. Jumala vaim aitab seda tunnetada ja välja tuua selle. Kindlasti aitab. Kindlasti. Ma ütlesin, ma ei pidanud seda praegu nagu ütlema, ma ütlen ta välja. Ma ütlesin sellele inimesele, kellega oli selline, kuidas öelda, põrkamine seal vangla töös. Ma ütlesin, mõtle järele, palu Jumalat. Ja Jumala vaim annab sulle teada täpselt selle, kas on see põrgu nii, kuidas meie siis õpetame või ei ole. Jumal veel rääkis, aga ei võetud kuulda. Ja praegu on ta raskes olukorras ratastoolis. Vaevalt jäi elama. Ärgu juhtugu seda kellegagi. Ja ei juhtu, kui inimene kuuleb Jumala hoiatusi ja paneb tähele neid asju, mida ka täna on siin räägitud, siis ei juhtu. Aga kui sa võtad kergelt neid asju, siis võib kõik juhtuda. Jumalal on omad piirid. Tõuseme lõpupalveks. Issand, ma tänan sind, et sa oled armastav Jumal. Selles ei ole mingit kahtlust, Jumal. Sa annad võimalusi meelt parandada. Sa õpetad meid käituma nii, et me võiksime pärida ükskord taevase kuningriigi. Mitte otsida seda maapealset. Sirutuda sinnapoole, mis on ees. Ja unustada ära need halvad tagumised asjad, võiks nii öelda, mis on olnud. Mis on võib-olla ka õnnetusse mingil määral viinud. Jumal on halastaja Jumal. Ta annab andeks, ta mõistab sind. Aga parem, kui me ei sattu sellistesse olukordadesse, kus me ei võta kuulda Jumala häält, pühavaimu häält ja tahame oma tarkusega või mõne sõbra nõuandega midagi teha. Tee kindlaks, kas on Jumalast eelkõige. Püha vaim räägib meie kõikidega. Selleks Jumal saatis püha vaimu siia.
just selleks, et ta meile räägiks tõtt ja tema avab meile kõik need allikad, mille kaudu me võime seda elavat vett juua, mis teeb meid alati reipaks, targaks, värskeks, vaatamata oma aastatele, oma olukordadele, milles me võime olla, Jumal, aga teades, et ma ei ole üksinda, vaid sina oled minuga. See on see, mis mind üles tõstab ja kõrgemale tõstab. Kõigest sellest igapäevasest siin, kui sa näed seda tühjust ja tead, et see on kõik ajutine, sellel kõigel on lõpp. Kui mõelda oma elu peale, alles oli, kui ma nagu rääkisin siin sellest, kui paluti mu eest, kui ma olin 5-aastane. Ja nüüd on peaaegu 80 aastat möödas. Kuidas aeg läheb? See lendab. Ja sellepärast, Jumal, ma palun, et kõik, kes täna on siin, kes on kuulnud ka selle ülekande kaudu, võta tõsiselt Jumala asju, võta tõsiselt. Aeg on kuri, aeg on tõsine, aeg on lõpuaeg. Millal Jumala tulek on, seda Piibel ei ole meile öelnud, isegi Jeesus ei tea seda. Kui keegi seda ütleb täpselt, siis tea, et see ei ole Jumalast, aga midagi on öeldud. Need on märgid, mida on selgelt öeldud, kui te näete seda kõike sündivat, siis tõstke oma pead üles ja vaadake. See on, et me vaataksime ettepoole ja ülespoole, Jumal, mitte sinna taha, ega selle vale poole, mis kurat tahab meile süstida sisse. Hoidku, Jumal, meid kõiki. Jumal õnnistagu kõiki, Jumala rahu ja arm jäägu kõigega. Issand, õnnista sind ja hoia sind. Issand, lase oma pale paista sinu peale, ole sulle armuline. Issand, tõsta oma pale sinu üle ja anna sulle oma rahu, meie kalli kolmainu, Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Jumala arm meie kõikidega. Aamen. Olge õnnistatud.